tahan tervitada doktor Meir Javadanfari, Iraani õppejõudu Reichmanni ülikoolist, kes liitub meiega nüüd Tel Avivist. Suur tänu, et leidsite aega. Nii et läbirääkimised käivad, siis jälle ei käi, see pole päris selge. Kõik see pärast mitmepäevaseid rünnakuid ja vasturünnakuid, kus Washington ja Teheran süüdistavad teineteist selle ajutise relvarahu rikkumises. Mis on teie arvamus praegusest olukorrast? Kas see on relvarahu, Manita? Tõesti? Millises sõnaraamatus, millises lõigus, millise paralleeluniversumi sõnaraamatus? Puudutas. Kas see on vaherahu? Ma arvan, et mõlemad pooled räägivad, püüdes välja selgitada, kas läbirääkimised teenivad nende huve. Üks asi, millest peame siin ja praegu aru saama, on see, et Iraani sunnivad sõjalisi vahendeid kasutama kaks tegurit, et saada USA-lt paremaid tingimusi. Üks neist on Hormuzi küsimus. Iraanlased tahavad omada täieliku kontrolli Hormuzi üle. Anita, me peame sellega leppima. See saabki olema nende seisukoht. Nad on valmis jätkama seda madala intensiivsusega kurnamist seda Ameerika Ühendriikide vastu, kuni nad saavad, mida tahavad. See on nende jaoks väga oluline. Teiseks on Liibanoni küsimus. Iraanlased on väga pettunud, et võitlus Liibanonis pole lõppenud, sest esimene punkt Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahelises vastastikuse mõistmise memorandumis ütleb, et kõik konfliktid lõpevad sealhulgas Liibanonis. Aga seda pole juhtunud. Iraanlaste arvates oleks Iisrael pidanud nüüd lõpetama Hezbollah pihta tulistamise. Sõda oleks pidanud lõppema ja konflikt seal oleks pidanud lõppema. Aga seda ei juhtu. Loomulikult ei juhtu see, sest tegemist on ühepoolse kokkuleppega. See ütleb, et sõda Liibanonis peaks lõppema. See ei kutsu Hezbollaht üles tule lõpetama. Nii et need on kaks halli küsimust. Üks neist on põhimõtteliselt Iraan, aga mõlemad Iraan püüab oma positsiooni parandada jätkates USA pihta tulistamist. Ja nad kontrollivad, kui kaugele nad saavad minna, kui kaugele nad saavad USA-d Kataris survestada. Kindlasti saab olema huvitav näha, mis nendest Doha kõnelustest välja tuleb, kui need tõesti toimuvad. Sa räägid iga poole eelistest. President Masoud Pezeshkian ütles väidetavalt täna, et $6 miljardit 12 miljardist Kataris külmutatud varast vabastatakse pärast kokkulepet ja tagastatakse Iraanile. Ja milleks seda raha tõenäoliselt kasutatakse, mis on sinu arvamus? Anita, mõtleme korraks. See on riik, kus elab 90 miljardit inimest, mis on $6 miljardit. Ma mõtlen, et Iraan peab $6 miljardit pärast kerjama. See näitab, kui raskes olukorras režiim on. Ta püüab majanduslikku olukorda pahandada. Ta püüab Iraanis turgu stabiliseerida. Esiteks välisvaluuta sissevooluga, kuigi see on nii suure riigi jaoks väga väike summa. Samuti on iraanlased väga rahul, et Hormuzi väina blokaad on lõpetatud ja laevad saavad Iraani sadamatesse siseneda, sest enamik Iraani igapäevatooteid imporditakse meritsi. Maismaateed on palju piiratumad ja kulukamad. Nii et ta püüab olukorda stabiliseerida. Loomulikult seisab ta silmitsi omaenda takistustega režiimi sees. Inimesed, kes nagu ma oma eelmises vastuses märkisin, tahavad Iraani jaoks kokkuleppe tingimusi parandada, astudes vastu USA-le. Ja see on Iraani majandusele väga-väga ohtlik. Kuid praegu on president Pezeshkian oma tahtmise saanud. Nii et nad ütlevad talle, vaata, sa saad oma raha. Sa saad oma raha. See blokaad tõstetakse. Nüüd me peame kontrolli üle andma. Jah, me peame asju enda moodi tegema, et saada järgmise kokkuleppe jaoks veelgi paremad tingimused. Aga Anita, kui ma tohin, lisan veel ühe asja. Palun tee seda. Iisraeli inimesed ei mõista, kui suur oht see Iisraeli riigile ja tema julgeolekule on, kui katarlased on vahendajad. Katari valitsus on Iisraeli riigi vaenlane. Katari režiim tahab, et Iisrael kaoks. See toetab üle maailma erinevaid rühmitusi, kellel on õõnestavad eesmärgid ja kes kutsuvad üles Iisraeli delegitimeerimisele ja hävitamisele.
Katar on tänapäeval sisuliselt nagu Iraan, kuid erinevusega, et tal on rohkem raha ja paremad suhted Ameerika Ühendriikidega. Saatkond Washingtonis ning suurepärased suhted härra Kushneri, härra Witkoffi ja Donald Trumpiga. Ja kui katarlased on vahendajad ning neil on nii head suhted härra Vance'iga, siis see teeb mind tõsiselt murelikuks, sest las ma toon teile ühe väikese näite. Kõik, mida katarlased siin või nende diplomaadid üle maailma, mis puudutab Iisraeli või Iraani, kui see jõuab Dohasse 1 tunniga, siis 2 tunni pärast jõuab see Teherani. Neil on väga lähedased suhted, nad on vahendajad, nad on iraanlaste mitteametlikud vahendajad tänu nende headele suhetele. Ja see on midagi, mille ulatus on oht, mille tõsidust selles riigis ei mõisteta. Me rääkisime sellest täpselt sama asja juba varem saates. Tõsiasi, et enamik inimesi riigis mäletab 7. oktoobri kaadreid, kus Hamasi juhid olid Dohas ja tähistasid seal elamist. Selles, mis praegu toimub, Benita, on olukord palju ohtlikum, sest nüüd vastutavad nad Iraani küsimuse eest. Hamas on üks asi, me suudame Hamasi rohkem kontrollida. Aga Iraani küsimusega on nii, et nad istuvad koos ameeriklastega. Anita, nad istuvad koos härra Vance'iga. Ja see on, ma ei suuda isegi kirjeldada, kui suur oht see Iisraeli riigile on. See on tõesti väga murettekitav. Me hindame alati teie teadmisi ja aega. Aitäh, nagu alati, doktor Meir Chabar Danfar otse Tel Avivist. Aitäh!